Talendid rajale 2020 saab kohe alguse ja hea meel on sellele hoog sisse lükata koos Ott Tänakuga. Tere, Ott! Tere! Aitäh, et sa sellisele ettevõtmisele nagu Talendid rajale õla alla paned. Sina alustasid mis vanusest mootorispordiga, mis oli su esimene kogemus? Alustasin pigem hilja kui vara. Et ma usun, see oli kuskil 13-14. Mul muidugi varasem teadmine motorspordist oli hästi olemas. Isa tegeles autospordiga, nii et eks jah, ütleme, et teadmine, mida see tähendab, oli olemas, aga ise hakkasin pigem hilja tegelema. Mis teeb ühest noorest võidusõitja? Ma usun, et teeb see, kui noor tahab olla võidusõitja. Et suures pildis ma usun, et ega see kogu selle projekti ainus eesmärk ei ole see, et sealt tulevad võidusõitjad. Eesmärk on ka see, et seal tulevad teadlikud inimesed, kes tunnetavad oma piire, kes teavad siis autojuhtimis- või liikluskultuuri ja nii edasi, et see kandepind tegelikult võiks olla ikkagi palju suurem. Aga jah, suures pildis, kui sa oled võistlenud, kui sul on võimalus kinnisel rajal siis kiiresti ühe tehnilise aparaadiga sõita, siis ikkagi see annab sulle teadmise iseenda piiridest ja limiitidest, et kindlasti on see ka üks väga oluline nüanss. Kas selliseks sarjaks on noorel võimalik ennast kuidagi ette valmistada? Ma usun, et see on esimene samm, et see otseselt veel ei ole nii-öelda MM, kus peab kindlasti maailmameister kohe olema. Et pigem on võib-olla see veel see koht, kus oluline on osavõtt kui et võit. Kas autosõidul ja võidusõidul, et mis on see ühisosa, kas autoga sõitmine peaks olema enne selge, kui päris võidu hakatakse sõitma või kasvavad need käsikäes? Kuna ta on täiesti esimene samm, siis jah, loomulikult on loogiline, et põhitõed on selged ja täna ikkagi, kuna tegu on siis kardisarjaga, siis kardiradu üle Eesti on piisavalt, kus on võimalik siis need põhitööd enda jaoks selgeks teha ja see, ütleme, et esimene emotsioon sellest sõidust saada. Et jah, eks sealt edasi siis, kui asjad hakkavad rohkem sportlikumaks minema, siis eks võistlused on need, mis siis tekitavad seda sportlikku emotsiooni. Kas kart on see hea asi, millega autosporti alustada? Kart on ehk kõige lihtsam asi, millega autosporti alustada. Et võib-olla autoga sõitmine on juba tase 2, aga ise alustasin samamoodi kardiga, küll võib-olla kruusa seades, aga sellegi poolest võib-olla kõik on natukene kompaktsem, väiksem ja gabariidid kuidagi kitsamad, et see võib-olla ülevaade sellest üldse neljarattalise juhtimisest kardiga ehk on kõige lihtsam. Ütle siia lõppu midagi julgustuseks neile noortele, kes on mõelnud, et võiks tulla sarjast osa võtta, aga ei ole veel seda nii-öelda sammu astunud. No lõpuks peab ikkagi olema huvi ja kui sul hinges on huvi millegi sellisega tegeleda, siis ma usun, et tegelikult see on ehk see kõige lihtsam moodus siis endale tõestada, et kas sa ka tegelikult tahad millegi sellisega tegeleda või mitte, aga samas, nagu me alguses rääkisime, teine pool on ikkagi see liikluskultuur, enesepiiride nii-öelda avastamine, leidmine ja üldse see oskus masinaga ja autoga juhtida, et tegelikult see kõik on igapäevaelus täiesti elementaarne osa ja kindlasti, ütleme nii, et see kindlasti ei jookse mööda külge maha, kui sa oskad ühte neljarattalist juhtida. Ott, suured tänud sulle ja mis muud kui Talendid rajale. Just. Aitäh! Aitäh!